Aasta 2027 on lähenemas. Aasta, mida mõned peavad Hiina presidendi Xi Jinpingi sissetungiplaanide jaoks Taiwanile pöördeliseks, on vaid mõne kuu kaugusel. Hiina ressursid on selleks ajaks olemas. Selle sõjavägi on piisavalt tugev, et teha seda, mida Xi soovib. Aga Hiinal on probleem. Veekogudes on midagi, mis on Hiina Taiwanile sissetungiplaanid juba eos nurjanud. Taiwanil on geniaalne plaan Hiina peatamiseks ja see hõlmab midagi, mida keegi ei osanud ette näha. Mitte midagi tegemine. Miks? Sest Hiinal ei ole piisavalt sõjalist jõudu, et Taiwan üle võtta. Ja kõik taandub veele, millest Hiina peab üle saama. Me teame, et see kõlab hullumeelselt, eriti kui vaadata puhtaid numbreid. Ükski valdkond pole selline, kus Taiwanil oleks eelis, kui me lihtsalt võrdleme tema sõjaväge Hiina omaga, et näha, kes peale jääb. Hiina 2035 miljonit tegevteenistuses sõjaväelast varjutavad täielikult Taiwani 230 000. Ja isegi kui lisada arvestusse Taiwani 1,657 miljonit, reservväelast on Hiinal lahingusse tuua 510 000 reservväelast, säilitades selge ülekaalu inimjõus. Hiina kulutab igal aastal oma sõjaväele 10 korda rohkem kui Taiwan. Hiinal on üle 3529 lennuki võrreldes Taiwani 720-ga, merevägi, mis on peaaegu 10 korda suurem kui Taiwanil, ja loomulikult palju rakette. Tundub, et Hiina omab kõiki eeliseid, kuid tegelikult see nii ei ole. Võite arvata, et me hakkame ütlema, et USA sekkumine koos teiste suurte Indo-Vaikse ookeani riikidega tähendaks Xi plaanide lõppu, kuid me ei ütle seda. Kõik need tegurid võivad rolli mängida, eriti kui Hiina ähvardab Taiwani peamist mõjuhooba ülejäänud maailma ees. Kuid isegi ilma teiste riikide sekkumiseta ei hakka Hiina plaan Taiwani suhtes toimima. Taiwan suudab end ise kaitsta ja sellel on selge põhjus. Taiwani vallutamiseks peab Hiina läbi viima suurima amfiibrünnaku kaasaegses sõjaajaloos ning tal puudub selleks vajalik kogemus. Lähme ajas tagasi teise maailmasõja aegsele Overlordi operatsioonile. 1944 aastal alustatud ja sageli teepäevana tuntud Overlordi operatsioon oli ning on siiani suurim amfiibvägede sissetung sõjaajaloos. Statistika räägib enda eest. Liitlased kasutasid üle 5000 laeva, et korraldada dessant Normandia 5 rannal. Üle 150 000 sõduri maabus ning Ühendkuningriigis oli 1,4 miljonit Ameerika teenistujat, kes olid valmis pakkuma logistilist tuge ja pidevat vägede voogu Prantsusmaale pärast dessandi lõppu. Kui lisada kõik teised liitlased, pidi Ühendkuningriik majutama 2 miljoni sõduri, kes olid pärit 12 riigist ja kõik valmis võitlema Saksamaa vastu. Liitlastel oli juba enne dessanti õhuülemvõim, mis võimaldas neil sooritada umbes 14 000 lennuülesannet amfiibooperatsiooni toetuseks. Ja ikkagi olid need dessandid uskumatult verised, makstes liitlastele kokku umbes 10 500 langenut, kui kõik oli läbi. Miks me sellest kõigest räägime? Kogu mõte on selles, et operatsioon Overlord viidi läbi liitlaste suhteliselt tugevast positsioonist. Hiinal ei ole seda positsiooni, kui ta valmistub oma amfiibseks sissetungiks Taiwani. Numbrid võivad olla rahvavabastusarmee kasuks, kuid eriti Hiina mereväel ei ole seda, mida oleks vaja sarnase operatsiooni läbiviimiseks, mis võimaldaks sõdureid Taiwanile viia. Alustuseks ei ole see 2 miljoni meheline armee päris see, mis ta paistab. Muidugi me võiksime teeselda, et Hiina keskendaks kõik oma 2 miljonit sõdurit Taiwanile, kuid tegelikkuses seda ei juhtu. Hiina peab hoidma sõdureid India piiril, et seal oma positsiooni säilitada. Umbes 25 000 sõdurit on praegu selles piirkonnas. Kogu Hiinas endas on sõdurid paigutatud, et kaitsta Xi'd ja tema sisemisi huve. Siin on oluline märkida, et elavjõu ülekaal ei ole algusest peale nii suur, kui see paistab. Aga Hiina palju suurem probleem ei ole meeste arv, keda ta saab pühendada. Probleem on nende sõdurite viimine Taiwanile. Siin tulebki mängu vesi. Operatsioon Overlordis purjetasid 100 000 sõdurid üle suhteliselt rahuliku La Manche'i väina Prantsusmaale. Kõige kitsamas kohas on Inglismaa ja Prantsusmaa vahel umbes 35 kilomeetrit. Ja operatsioon Overlord ei pidanud liialt muretsema keeruliste ilmastikutingimuste pärast. Aga Hiina? Selleks, et üldse võimalus oleks oma vaenlase territooriumile vägesid maale tuua, peab ta ületama Taiwani väina. Ja see on mitmel põhjusel keeruline ülesanne. Alustuseks on seal vahemaa. Hiina väed peaksid laevadega läbima umbes 5 korda pikema vahemaa, et jõuda Taiwanile, kui liitlased pidid Normandia randadele dessanti tehes. See vahemaa annab aega ja seda aega saab Taiwan kasutada, et tulistada õhutõrjerakette Hiina lennukite pihta, saata allveelaevu laevade kahjustamiseks
ning suunata Hiina poolt saadetud üksuste vastu laevatõrjerakette ja droone. Rääkimata Taiwani õhuvõimest. Pea meeles, liitlastel oli enne operatsiooni Overlord õhuülekaal. Hiinal ei ole Taiwani üle seda eelist, nii et Hiina ei saa lihtsalt karistamatult pommitada randu ja Taiwani rannikukaitset õhust. Aga see kõik eeldab, et Taiwan ise ka midagi ette võtab. Me ütlesime teile, et Taiwan ei peaks midagi tegema. Ja selle põhjuseks on see, et Taiwani väin on täiesti halastamatu veekogu. La Manche'i väin on rahulik, kuid surmavat Taiwani väina on isegi parimatel aegadel ilma tõttu uskumatult raske läbida. Juunist augustini ja uuesti novembrist veebruarini esineb Taiwani väinas sageli mussoone ja isegi taifuune, mis muudavad amfiiboperatsioonid peaaegu võimatuks. Parimal juhul peaks Hiina nende kuude jooksul rünnates leppima kümnete laevade ja tuhandete sõdurite ohverdamisega. Seega on Hiina rünnakuaeg piiratud ning see tähendab, et Taiwan saab valmistuda nendeks kuudeks, mil Taiwani väin on rahulik. Isegi kui Hiina ründab vihmastel suvekuudel, tooksid viivitused Taiwanile rohkem võimalusi Hiina laevu tabada, enne kui need rannikule lähedale jõuavad. Ja oletame, et Hiina suudab need sõna otseses mõttes tormid üle elada. Mis siis saab? Operatsioonis Overlord said liitlased valida Normandia randade vahel. Jah, need rannad olid kindlustatud, kuid kõigi mainitud tegurite, eriti õhuülekaalu koosmõju, tähendas, et liitlased olid suurepärases positsioonis nende randade ründamiseks. Taiwan on hoopis teine lugu. Taiwani mägine geograafia muudab Hiina dessandi oluliselt keerulisemaks. Umbes 60% Taiwanist on kaetud mägedega. Kuigi Taiwanil on mitu tosinat sobivat randa, märgib Newsweek, et Hiina saab proovida vägesid maale tuua vähem kui 20-sse Ennininamones punasesse randa. Kõik need rannad ja nende rannikualad on kindlustatud ning Hiina peab endiselt läbima peaaegu läbimatu maastiku, et jõuda Taipeisse, kus algab linnalahing ja vähesed Hiina sõdurid, kes sinna jõuavad, on tõsises ebasoodsas olukorras. See toob meid tagasi elavjõu juurde. Nagu varem mainisime, pole Taiwani sõjaväel nii palju elavjõudu kui Hiinal, isegi kui arvestada reservväelasi. Aga need on vaid paljad numbrid. Tegelikkuses peab Hiina jätma 100 000 sõdureid kodumaale kaitseks ning Taiwanil on lisaks tegevväele üle 1,6 miljoni reservväelase, kellel kõigil oleks üks eesmärk – oma riiki kaitsta. Hiina peab püüdma nendele numbritele vastu saada, kuid Taiwani väina tingimused muudavad selle praktiliselt võimatuks. Lõppude lõpuks pole probleemiks ainult vägede maabumine, vaid ka nende varustamine. Stabiilsete varustusteede rajamine Taiwanile, isegi kui Hiina suudab end mõnel punasel rannal sisse seada, on logistiline õudusunenägu. Taiwanil on laevatõrje ja õhutõrjeraketid, väga arenenud raketid tänu oma suhetele Ameerika Ühendriikidega. Kui kombineerida nende kasutamine varustusaluste ja kaubalennukite hävitamiseks tõsiasjaga, et Hiina saab Taiwani väina kasutada vaevu 6 kuud aastas, siis on tulemuseks logistiline katastroof, mis võib iga hetk juhtuda. Hiina võib tõepoolest suuta maabuda Taiwanile 100 000 sõdurit, kuid tõenäoliselt lõigatakse need sõdurid varustusest ära, nad peavad silmitsi seisma peaaegu ületamatu geograafiaga ning tegelema täielikult mobiliseeritud Taiwani armeega. See on palju suurem, kui Hiina tegelikult suudab välja panna, hoolimata tema paberil olevast elavjõueelisest. Admiral Li Shimin, kes oli Taiwani relvajõudude peastaabi ülem kuni 2019. aastani, võtab sellest suurepäraselt kokku, kui ta räägib 2023 aastal ajakirjale The Economist. See on nende nõrk koht, ütleb Li väljaandele. Kui Taiwan ei alistu, siis pärast dessanti tuleb ikkagi veel mõnda aega võidelda, võib-olla nädala või 2 või kui kaua iganes. Kus on teie logistika? Teie logistiline tugi peab tulema üle väina, aga meie oma ei pea. Me võitleme oma enda õuel. Alates 2023 aastast pole midagi muutunud. Ja mida see tähendab Xi ja Hiina jaoks, on see, et Hiina võiduvõimalus on väga väike, isegi kui me jätame kõrvale tõenäolise teiste riikide sekkumise Taiwani kaitseks. Aga asi läheb veelgi sügavamale. Xi Taiwani sissetung ei oleks lihtsalt lugu sellest, kuidas miski Taiwani vetes tema plaanid rikub. Hiina sõjavägi ei ole see, mis ta paistab. Riigi majandus on kokkuvarisemisele väga lähedal ja isegi raketirohke strateegia, mis valitakse enne dessanti, ei töötaks. Miks? Enne kui neile küsimustele vastame, tuletan kiiresti meelde, et te vaatate saadet The Military Show. Sellepärast me teemegi videoid, et näidata, kuidas võim tegelikult liigub. Kui sa pole veel tellinud, siis vajuta nuppu, et näha rohkem selliseid videoid. Niisiis, Hiina sõjavägi. See ei seisa silmitsi ainult absoluutse õudusunenäoga, milleks on üle Taiwani väina liikumine ja varustusteede hoidmine. Hiina peab kõige sellega toime tulema ka olukorras, kus nende sõjavägi, kuigi paberil tohutu, ei oma tegelikku lahingukogemust.
Endine USA kaitseminister ja CIA juht Robert Gates tõi selle välja mais antud intervjuus CBS-i saates Face the Nation, öeldes: tänapäeval pole ühelgi Hiina kindralil ega admiralil mitte ühtegi päeva lahingukogemust. Viimati võitlesid need mehed 1979 aastal ja vietnamlased andsid neile korraliku vastulöögi. Kõik need kindralid on ammu kadunud. Xi on nad välja puhastanud. Ja see on veel üks probleem, millega Hiina silmitsi seisab. Riigi kaitseministeerium on täielikus kaoses. Juba mais mõisteti 2 endisele Hiina kaitseministrile, Wei Fengele ja Li Shangshangfule tingimisi surmanuhtlus, väidetavalt altkäemaksu tõttu, kuid sama tõenäoliselt ka seetõttu, et nad ei olnud Xiga teatud küsimustes nõus. Mõlemad kõrvaldas Hiina president ja nüüd seisavad nad silmitsi kõige karmima karistusega, mida Hiina on oma aastatepikkuse sõjaväepuhastuse jooksul määranud. Ja juba sellise massilise puhastuse mainimine on omaette probleem. Hiina rahvavabastusarmees pole stabiilsust. Vaatamata oma suurusele ja Hiina investeeringute ulatusele rikuvad korruptsioon ja puhastused igasuguse tõsise strateegilise planeerimise, mida Hiina võiks Taiwaniga seoses teha. 2025 aasta oktoobris viskas Hiina kommunistlik partei ulatusliku korruptsioonivastase kampaania käigus riigi 9 kõrgeimat kindralit parteist välja. Mitte, et see midagi muudaks. Hiina sõjavägi, välja arvatud inimressurss, on seestpoolt täiesti mäda. Just nii kirjutas National Interest 2026 aasta jaanuaris, märkides, et korruptsioon on Hiina sõjaväes nii levinud, et isegi mõned vedelkütusega raketid, mida Hiina tahaks kasutada Taiwani vastu, on tegelikult täidetud veega. Need ei lenda kuhugi, kui antakse käsk startida, nii et näeme, kuidas Hiina iseennast seestpoolt halvab, kui jutt käib Taiwani sissetungist. Jällegi, Taiwan ei pea midagi tegema. See on probleem, mille Hiina on ise tekitanud ja sellest tulenev destabiliseerumine tähendab ainult veelgi rohkem probleeme dessantoperatsioonile, mis on juba niigi ohtlik. Ja puhastused lähevad veelgi sügavamale, kui sa arvad. Strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskuse Hiina võimuprojekt toob selle välja. Rohkem kui 100 rahvavabastusarmee kõrgemat ohvitseri on alates 2022 aastast saanud käsu lahkuda. See tähendab Hiina sõjaväe kõrgema juhtkonna täielikku ümberkorraldamist 5 aasta jooksul kuni eeldatava 2027 aasta sissetungini. Jällegi süüdistatakse neid puhastusi sageli korruptsioonis, kuid vee, rakettide ja altkäemaksude kõrval on veel teinegi korruptsioonikiht. Hiina rahvavabastusarmees on 2 juhtimisahelat, sõjaline ja poliitiline. Poliitilises juhtimisahelas hinnatakse usaldusväärsust, mis tähendab valmisolekut nõustuda kõigega, mida Xi ütleb, rohkem kui taipu ja tugevat otsustusvõimet. Seega peab Hiina sõjavägi sisuliselt tegelema sisemise võimuvõitlusega, mis on tingitud sellest, et Xi püüab kõike kontrollida. Mis puudutab sõdureid, siis neid ei usaldata ise otsuseid tegema, mis tähendab, et iga Taiwani sissetung peaks arvestama probleemiga, kus kogenematud automaadid ei tea tegelikult, mida nad tegema peavad. See on lihtsalt aja küsimus, millal katastroof juhtub. Aga mis siis, kui Hiina jätab inimjõu kõrvale ja kasutab raketipõhist strateegiat? Taiwani kauppommitamine aitaks lahendada osa probleemidest, mida põhjustavad korruptsioon ja Taiwani väin. Ja Hiinal on kindlasti sellise strateegia jaoks piisavalt rakette. Nagu märgib USA armee ülikooli press, on üle 2200 tavarelvastusega ballistilise ja tiibraketi ning piisavalt vaevatõrjerakette, et rünnata kogu USA mereväge. Isegi kui me jätame kõrvale need veekahjustustega raketid, mida varem mainisime, on see ikkagi piisavalt tulejõudu, et kasutada Taiwani vastu. Siiski ei saa Hiina neid rakette tegelikult kasutada, et tabada Taiwani südant. Miks? Huuljuhid. Need kiibid on hädavajalikud kogu maailma majandusele ja mis veelgi olulisem, neid on vaja igas kaasaegses raketis ja igas sõjavarustuses maailmas. Ja Taiwan on ülemaailmse pooljuhttööstuse süda. Global Taiwan Institute teatab, et riigi pooljuhtide testimise ja pakendamise tööstused hõivasid üksi 2023 aastal 50% turust. Praegu toodab Taiwan 90% kõige arenenumatest kiipidest ja moodustab 70% pooljuhtide tootmisteenuste turust. Kogu maailma tehnoloogiline elujõud voolab läbi Taiwani kiibisüdame ning Hiina on sellest sama sõltuv kui kõik teisedki. Council on Foreign Relations toob selle esile, märkides, et Hiina impordib igal aastal pooljuhte $400 miljardi väärtuses ning on selles valdkonnas saavutanud vaid 16% suuruse isevarustatuse. Kuigi eesmärk on jõuda 2025 üdendaks aastaks 70%-ni. Ja mis veelgi hullem, Hiina ei tooda pooljuhte, mida kasutatakse kaasaegses relvastuses. Taiwan teeb seda. Muidugi on see üks põhjuseid, miks Hiina tahab Taiwani. Kui sa kontrollid pooljuhte, siis sa kontrollid maailma viisil, mida paljud alahindavad.
see ongi põhjus, miks raketipõhine strateegia on Hiina jaoks nii ohtlik. Hiina võiks tõesti tulistada rakette Taipeile nädalaid järjest, kuid piisab vaid ühest eksinud raketist, et hävitada maailma arenenud pooljuhtide varustus. Taiwan teab seda ning tal võib olla isegi niinimetatud ränikilbi plaan, mille kohaselt ta hävitaks või vähemalt ähvardaks hävitada omaenda pooljuhtide tööstuse, kui Hiina ähvardab tungida sisse. Oleme juba mitu korda maininud, et teised suurriigid võivad sekkuda. Just sellepärast nad tahaksidki sekkuda. Kui Taiwani kiibitootmistehased langevad, olgu see siis Hiina või Taiwani enda käe läbi, tooks see kaasa katastroofi, mis halvaks sõjalise varustuse ja võib-olla kogu maailma. See ongi see, mida nimetatakse mõjuvõimuks. Taiwanil tuleb vaid ähvardada kõik õhku lasta ja kogu maailma elektroonikatööstus kukub sellega koos kokku. Sellest ähvardusest piisaks, et kogu maailma tähelepanu pöörduks Hiina poole, tekitades tugeva surve, mis sunniks Xi'd taanduma. Aga võib-olla ei pea Taiwan isegi nii kaugele minema. Võta vesi, sõjaline ebakompetentsus, korruptsioon ja kiibid ning saad mürgise retsepti Xi ja tema Taiwani plaanide jaoks. Kuid kõigele sellele lisandub veel üks probleem, mis takistaks igasugust pikaajalist sõjalist tegevust, mida Hiina plaanib alustada. Hiina majandus on hädas. Kinnisvaramull on kohe lõhkemas ja see halvaks Hiina võimekuse Taiwani invasiooni jätkusuutlikult läbi viia. Atlantic Council teatas jaanuaris, et Hiina kinnisvaraturg on juba 5. aastat järjest languses. Mõttekoda ütleb, et Hiina turul on 80 miljonit müümata kodu. Ja see ütleb, et üks Hiina majandusteadlane usub isegi, et 80% arendajatest ja ehitusettevõtetest Hiinas lahkuvad turult lähiaastatel. Hiinas on terved kummituslinnad, mis on üles ehitatud, kuid jäävad enamasti asustamata, muutudes aeglaselt lagunevateks investeerimisülejääkideks tööstuses, millesse Hiina lootis, et see ei lakka kunagi kasvamast. DW lisab, et Hiina kinnisvaramull oli juba tõstnud kinnisvarahinnad üle 17 korra kõrgemaks kui keskmine palk, mis on enamiku jaoks lihtsalt taskukohatu. Ning see näitab, miks kummituslinnad üldse eksisteerivad. Hiina kinnisvaramull on juba nii suur, kui see üldse olla saab. Varsti see lõhkeb. Ja kui see juhtub, järgneb sellele kogu Hiina majandus. Võiks väita, et mull on juba lõhkenud, sest Hiina on juba languses ega näita erilisi taastumise märke. Aga kui olukord halveneb, tulevad Hiina majanduslikud nõrkused esile. Lisaks kinnisvarale toetub Hiina majandus tugevalt ekspordile. Jaapan, USA, Lõuna-Korea ja Taiwan moodustavad 21,31% Hiina ekspordist. Kui Hiina tungib Taiwanile kallale, võivad kõik 4 riiki lõpetada ostmise ja Hiinal tekivad tõsised probleemid. Euroopa Liit tervikuna on veel üks suur klient. Ka nemad võiksid ostmise lõpetada, mis avaldas Hiinale veelgi suuremat survet. Ja Indo-Vaikse ookeani piirkonnas ning ümbritsevates regioonides võivad ka sellised riigid nagu Filipiinid ja Vietnam ostmise lõpetada, kuna nad juba vaidlustavad mineraalide õigusi ja väikeste saarte kontrolli Lõuna-Hiina meres. See tähendab, et Hiina majandusliku nõrkuse hetkel kasutatakse olukord kohe ära ja Hiina ei saa selle kõige vastu suurt midagi teha. Neil on tooteid põhinev majandus ja peaaegu üldse pole loodusvarasid nagu nafta ja gaas, millele toetuda, et olukorda parandada, nii nagu Venemaa on suutnud varimajanduse abil oma sõda Ukrainas jätkata. Raha lihtsalt lakkaks sisse tulemast. Ja kui Taiwani sissetungi alustamisel suunatakse veelgi rohkem raha sõjalistele kulutustele, muutub see probleem veelgi tõsisemaks. Eluasemekriis süveneb ja Hiina saadab end samale majandusliku allakäigu teele, mida me praegu näeme Venemaal. Ütleme siin ilmselge välja. Hiinal on vaja raha, et Taiwani sissetungi jätkata. Kui nende majandus kokku kukub, mida võimendavad ka teiste riikide kaubandussurvet Hiinale, oleks see juba algusest peale nii riskantse sissetungi jaoks surmaotsus. Ja taas, Taiwanil poleks muud teha, kui lõpetada ostmine ja müümine Hiinaga ning toetuda oma kiibitööstusele ja selle tähtsusele, et veenda liitlasi survet suurendama. Nii et Taiwani plaan Hiina sissetungi vastu on lihtne. Las nad tulevad. Taiwani geograafia, kaasaegse sõjatehnika ja geopoliitilise tähtsuse kombinatsioon tähendab, et nad suudavad tormi üle elada. Hiina ei suuda seda, sõna otseses mõttes, Taiwani väina tõttu, aga ka majanduslikult, sõjaliselt ning geopoliitilises põrgus, kuhu Hiina satuks, kui Xi oma plaanid ellu viib. Sissetung on läbi enne, kui see üldse algab. Taiwanil on kõik trumbid käes. Nüüd kujuta seda ette. Mis siis, kui Ukraina sekkub? Olles tõestanud end maailma juhtiva droonieksperdina, pole raske ette kujutada, et Ukraina pakuks Taiwanile meredroone, mis muudaksid Taiwani väina veelgi ohtlikumaks. Euromaidani press teatab, et Ukraina teeb juba droonidalaseid ettepanekuid Taiwanile ning need droonid, olgu nad siis mere- või õhudroonid, on piisavalt ohtlikud, et põhjustada Hiinale Taiwani väinas veelgi rohkem probleeme.
tahad teada miks? Vaata siis meie videot, kus käsitleme Ukraina maailma esimest rünnakut Vene mereväe vastu. Ja kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida The Military Show'd, et näha rohkem sellist sisu. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!